Torupillimängus esmalt, kui hakkad lugusid mängima, on veidikene vaja juurde vaadata ka, kuidas see sõrmiline täpselt toimib. Iseenesest on kõik väga lihtne. Kui järjest avad sõrmeavasid, siis lähevad helid kõrgemaks, paned sõrmed tagasi, läheb madalamaks. Nüüd aga, kui sa avad järjest sõrmeavad ja ei kasuta toe näppu, siis juhtub selline asi, et sõrmiline lihtsalt kukub käe vahelt ära. Et aga sellist asja ei juhtuks, siis me kasutame parema käe väikest sõrme tugisõrmena. Tugisõrm läheb täpselt siia oma sõrmeava peale, katab selle ära ja hoiab siis torupilli sõrmilist sellel ajal, kui vasaku käega sõrmedega mängid. Kui juba parema käe sõrmed tulevad taas sõrmilisele, siis võib tugisõrme lahti lasta. Miks tugisõrme ei tohi kogu aeg peal hoida, on sellepärast, et see mõjutab häälestust. Kui me G-noodi ajal hoiame väike sõrme siin peal, siis on G-noot natuke madalam. Fis veel rohkem ja nii edasi. Muidugi niimoodi teoreetiliselt mõtled on kõik väga lihtne. Aga kui hakkad puhuma, pigistama, pilli mängima, siis juba on vaja, et see tugisõrm automaatselt. Sa ei pea selle peale mõtlemagi. Siia oma kohale toeks siis läheb. Selle jaoks on mõned harjutused. Esmalt võid täitsa ilma mängimata teha niimoodi, et mängid G-nooti ja kui võtad parema käe esimese sõrme ära, läheb tugisõrm oma kohale kohe paika. Ba, 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 ba. Seda harjutust võiks ka täitsa mängida. Nüüd, kui see harjutus ka juba on loomulik ja tunned ennast mõnusasti ja vabalt, siis järgmine samm on see, kui sa pead mitu sõrme korraga tõstma ja tugisõrme peale asetama. Teengi järgmist harjutust. Ba, bi, ba, bi. Siin on juba 2 sõrme. Panen tagasi. Võtan tugisõrme ära. Ba, bi. Avan 3 sõrme ava. Panen tugisõrme peale. Panen tagasi. Ja nii edasi. Jällegi teeme seda ka mängides. Kõiki neid harjutusi tee aeglaselt ja sellises ühtlases tempos, et sa saaksid rahulikult mõelda, vaadata võib-olla isegi peeglist, kas väike tugisõrm ilusasti käib sünkroonis ja et saaksid mõnusa rütmiga seda harjutada. Nüüd jälgi ka, et kui sa mitu sõrme korraga pead sõrmiliselt kas tõstma või tagasi asetama, siis on oluline, et need näpud käivad sünkroonis. Kui sõrmed üks läheb varem, teine hiljem, siis tekivad vahehelid, mis ei kuulu siis meloodiasse. Näitan kohe, kuidas see võib juhtuda.
harjutamisel siis ole täpne üheskoos neid sõrmi korraga üles tõstma ja langetama. Sellise väikese tugisõrme harjutuse mängimine, ma arvan, oleks oluline 2, 3, 4 päeva järjest, sest ta tõesti ennem lugusid võiks saada automaatseks, et sa ei pea lugusid õppides või mängides selle peale enam mõtlema. Lihtsamate lugude puhul muidugi saad veel kaasa mõelda, aga kui tulevad keerulisemad lood, ei jõua sa tugisõrme peale küll enam mõelda. Nii et head harjutamist!